6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere õhtust, rallisõbrad ja ilusat Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Minu nimi Gunnar Leheste ja podcast, mida kuulate, on 6. käik. Minuga teisel pool telefoniliine on Roland Poom. No Roland, mina ei jõudnud täna paraadil käia, aga tundub, et sina siin stuudios ei ole, tähendab, et olid paraadil. Absoluutselt paraadil. Tegelikult ei jõudnud ka mina kahjuks paraadile ja kahjuks ma ei ole stuudios ka vabandused selle pärast kõigepealt, homme olen kohal. Aga jah, ei paraadil ei jõudnud, aga rallit jõudsin igal juhul jälgida ja no ei saa öelda, et ei oleks olnud põnev päev. Ei saa öelda, et ei olnud põnev päev. No võtame vast algusest peale, et lõpetasime eilse päeva siis niimoodi, et Neville juhtis Tänaku ees 2,5 sekundi ja Evansi ees 13,7 sekundiga. Pidi tulema ilge andmine jälle esikohale ja ilge andmine tõepoolest oli. Libiseme üle võib-olla Greg Priini katusest hetkel. Päeva uudis number 1 on ikkagi Thierry Neville'i kraav 15. katsel. Ma ei tea, Roland, kas karmavõlg on õige öelda või? Jah, ma arvan, sa võtsid selle kuskilt Facebooki gruppidest juba selle ütluse vist või? No täitsa võimalik. Et no, ma ei tea. Minu jaoks ralli juurde ja spordi juurde käib alati selline väike manipuleerimine, väike mind games juurde, et see, mis Neville ütles, on spordis tavaline. Nii et ma ei tea, karma või mitte, igal juhul jube kahjudast ja ma arvan, et tegelikult kõik, kes, ma ei tea, tunnevad rõõmu selle üle, siis tegelikult Hyundai kaotas väga palju punkte sellega. Hyundai kaotas väga palju punkte tõepoolest. No meenutame siis, et mis siis Neville ütles, et mäletame, et Otil olid hommikul väiksed ülekandeprobleemid, saime teada, et asi on diferentsiaalis. Ei uskunud seda Jari-Mati Latvale eriti ja veel vähem uskus seda Thierry Neville, kes siis 12. katse lõpus ütles, et no kui Otil on probleemid, siis mina sõidan 3 silindriga. Jaa, ei, selles mõttes ma mõistan seda, mida Latvale ja Neville ütlesid veidi, et kui Ott ütleb iga ralli, et nagu jube halb on ja midagi ei tööta, midagi on katki ja tegelikult põhimõtteliselt on liidri positsioonil või selle nimel võitlemas, et loomulikult tekitab küsimusi, et 2 asja, kas see probleem pole nii hull, kui Ott seda mainib või ta lihtsalt on nii kuradi hea sõitja, et ta suudab jätkuvalt püsida seal võitluses. 2 varianti, aga rohkem varianti ei ole ja meie seda ei tea, mis õige variant on. No oli probleem või ei olnud, aga igatahes fakt on see, et alates vist 10. katsest ta ju hakkas aega kaotama 11. Et näha oli, et sekundid kuhugi kaovad, eriti katse lõpud olid sellised vaevalised, et nagu ta ise ütles, et kiirendamise peal ja mahapööretel annab siis tunda, et diferentsiaal ei lukustu hästi. Ja, selles mõttes tegelikult Belgia on ilmselt selles mõttes kehv ralli, kus selline viga välja tuleks, sest neid kõvasi pidurdamisi ja selliseid kõvasi mahapööreteid on ikka väga palju. Mitte ühelgi teisel rallil ei ole neid nii palju, kui on Belgia Ypres ralli. Et kindlasti see viga oli, Ott ei mõtleks sellist juttu välja, ma usun, ja järelikult selles mõttes autol ikkagi piisavalt sõidetav, et seal nüüd kalendrit ei saaks, et õnneks ta suutis selle autoga, kui suur see probleem oli, eks tema teab seda kõige parem, aga suutis ikkagi täpselt nii palju, ütleme, tempot peal hoida, kui vaja oli ja ilmselt mitte liigseid riske võttes selles olukorras. No jääme veel selle Neville'i väljasõidu juurde. Selgita oma vaatest see väljasõit lahti ka, et väga aeglane kurv vasakule vajus kergelt tegelikult ju kraavi ja oli kõik põhimõtteliselt. Tegelikult identne väljasõit Rovanpera väljasõiduga võiks öelda. Natukene hoogu liiga palju, natukene tee must ja ei olegi rohkemat vaja. Vedas tal selles mõttes, kas vedas või mitte, lõpptulemuses enam vahet ei ole, et ta sinna postile pihta ei saanud, mis seal oli täpselt ees. Aga jah,
jälle ei vedanud selle poole pealt, et seal jälle üks kraav oli, et täna ja eile samamoodi, et kõik need väljasõidud, mis sellised tummised on toimunud, on otse kraavidesse, et mida tegelikult ju igal pool ei ole, et ju nad leiavad hästi need kraavid üles. Aga jah, selles mõttes natuke liiga palju hoogu ja ei saanud autot keerama ja enam midagi teha ei olnud, lihtsalt vajus välja. Väga lihtne välja sõita. No väga julma keelekasutust saime kuulda prantsuskeelseid sõimusõnu, publik aitas siis... Õnneks ma ei tunne prantsuskeelt, ma ei tea, mis ta ütles. Jah, Bex Williams vist vabandas ka veel, et kes ennast tundsid puudutatuna kuidagi sellest sõnast, siis, aga igatahes sai siis tagasi, aga selgus kohe, et vedrustus puru ja pidi kõrvale tõmbama. Otsis oma katse lõpu intervjuus 16. katse järel ütles ka, et peaksime tegelikult võitlema teistega, mitte iseendaga. Et ma ei tea, kas nüüd, kui mõlemad jõuavad hooldusalasse ja kohvilaua taha, et kas lepitakse ära või mis seal toimuma hakkab? Ma ei tea, nagu ma enne ütlesin, siis rallis või üldse spordis selline sõnade mäng käib kogu aeg juurde, et ega keegi seda väga isiklikult ei võta ja ega ma olen ise samamoodi olnud situatsioonides, kus katse lõppudes öeldakse midagi või ise ütled, et see käib selle spordi juurde lihtsalt ja samamoodi, kui sa näeksid, mis toimub enne katseid, siis sõitjate rivis, mis vestlused need on, ega need on kõik sellised pool huumoriga mõtete mängud, et teistpidi, kui sõiduga ei võida, siis võib-olla sõnadega on võimalik võita, et teistele pingeid peale panna ja nii edasi. Jah, ma ei usu, et seal mingit tüli on ja küll kõik rõõmsad ja õnnelikud edasi on peale Neville'i. No vaatame jah, et igatahes kui oli huumor, siis Ott naljast aru ei saanud ja läks tõsist vastust andma. Aga teine suur uudis siis, et Greg Breen kukkus meil ära 5. kohalt oli vist, et 10. katsel tikebussi katse, nagu eelmisel aastal sai saatuslikuks Takamoto Katsutale, sai siis saatuslikuks seekord päris mitmele mehele tegelikult, sest lisaks Breenile seal kõigepealt vajus ju Formeau välja, sai tänu heinapallile, sai rajale tagasi, ma ei tea, kui väga sa usud seda juttu, et heinapall päästis Formeau? See ei päästnud teda tegelikult üldse, et kui esmapilgul võis korraks tunduda, et päästis, siis tegelikult pärast Gregi avariid näitas samamoodi veel uuesti Formeau seda momenti, et tegelikult see oli lihtsalt, ta lõi oma küljega nagu kuulid minema sealt, et see ei päästnud seal midagi. Ja kui need oleksid seal edasi olnud need pallid või purupakud, et see Gregi poleks mitte mingil juhul päästnud, seal oli ikka hoogu palju. Ja Greg siis vajus samasse kraavi põhimõtteliselt natuke suurema hooga ja katus temalgi päris väärakalt jäi. Jah? Seal ikkagi tekkis ju olukord, et hakkas süttima seal muru ja peetakse asi ärevaks. Päris väärakalt jäi tegelikult katuse peale, aga õnneks jäid mehed terveks ja said kiirelt välja ja kustutas siis tule kas Greensmith oma tulekustutiga, kas oli jäänud sinna tee peale kuidagi uitama, sest käis tema põllul, lõhkus seal oma auto ära, mis tal oli vist radas tagumine ja laenas oma tulekustutit. Mis sellest kassi tulekustuti saagas sai, see vist ei saanudki selgeks, et tegelikult ei tohi ju selle tühja kustutiga edasi sõita. Tegelikult ei tohi jah, et täpsemalt, mis edasi saab selles olukorras, ma ei tea isegi. Igal juhul oli see nii-öelda konkurendi aitamine ja kas antakse luba lihtsalt tuua uus tulekustuti autosse näiteks meeskonna poolt või kuidas see olukord lahendati, et seda ei ole kuulnud, aga jah, reegel ütleb seda, et ilma tulekustutita sõita ei tohi. Jah, aga ma ei tea, Breenil mitmes rallis see nüüd järjest oli, 4. või? Juba 4 isegi vist, jah, minu meelest ka. Hakkas ju Keeniast pihta, on ju? Jah. Keenia, Eesti, Soome ja Belgia. Just, täpselt nii oligi. Et see on pehmelt öeldes masendav, et tahaks isegi mõnda karmimat sõna kasutada, et tegelikult ju mees toodi selle pärast M-sporti, et ta on näidanud kiirust ja ta on alati stabiilne olnud. Et selles mõttes hetkel ta ei suuda näidata sellist kiirust
ja stabiilsusest on asi kaugel, et tal on 2 ülesannet, 2 väga rasket ülesannet muidugi, aga kumbagi täita tegelikult ei suuda ja see paneb nagu mõtlema, mis siin hooaja lõpus või järgmise alguses saab, et kui see leping oleks aastane, oleks kindel, mis edasi saab, aga mis võimalused M-spordil on sõitjate turul, kas seal on kedagi teist tuua või ei ole, siis nad ise otsustavad juba selle järgi ja kui kedagi ei ole, eks nad jätkavad loomulikult Kreegiga, sest tegelikult ju leping on olemusel. No minagi ikkagi jään selle teooria juurde, et no oletame, et Roland, sa oled väga hea ajakirjanik, teed online'i ka väga hästi, et ma toon su siia Delfisse, kõik teised mehed palkan otse koolipingist ja vii meil nüüd klikid üles, et vii meid turuliidriks ja kõige paremaks portaaliks maailmas, et ma tahaks näha, kuidas sul minema hakkab. Ega üks ei tee hästi ära, on ju. Et meeskonnas samamoodi, et üks mees peab täitma kõik rollid, nagu me rääkisime ka eile või üleeile, et kui üks mees seda kõike tegema peab, siis ilmselgelt see pinge ja see kohustus on liiga suur, seda ei ole võimalik teha. Kui sa küsid võib-olla Sebastian Ogieri käest, et palun lõpeta kõik rallid, aga palun tooge meile igalt rallid poodium. No, võib-olla see on võimalik, jah. Aga me ei räägi hetkel isegi ralli võitjast. Et see on ebareaalne tegelikult. Jaa. Okei, aga võtame nüüd hetkeseisu. Ott Tänak juhib 8,2 sekundiga Elvin Evansi ees ja Lappi teeb oma sõitu rahulikult, seal kaotab juba üle minuti Otile. 51 kilomeetrit on minna ja 8,2 sekundit vahet. No, eelmisel rallil olime umbes samas seisus esimese kahega, aga saime selgeks, et selle 51 kilomeetrit on ikkagi vähe, aga Belgias, kas Belgias on seda vähe või palju? Ma arvan, Belgias on tegelikult piisavalt. Belgia, no me oleme näinud neid olusid, et kõike, selles mõttes loomulikult kõike võib juhtuda, aga eelkõige seetõttu, et katsed on keerulised. Katsed on väga erinevates oludes, et me ei saa siin rääkida, me ei saa võrdluseks tuua, ma ei tea, Soomes või mingid muud, ma ei tea, võtame kas Hispaania ralli asfaldiks, et see ei ole praegu see koht, et kus võrrelda midagi, et Belgia on ikkagi täiesti teine teema ja need teed, need olud muutuvad iga autoga ikka väga palju. Nii et selles mõttes ma ütleksin Evansi puhul tähendab, on piisavalt palju kilomeetrid, et sõita ralli võidu nimel ja Tänaku poole pealt peab tempot hoidma, sest reaalselt kõike võib juhtuda ja iga katse on tegelikult. Ei ole olnud tegelikult sellist katset, kus oleks, ma ei tea, 4-5 enda väga väikeste vahedega ühes ajas, pole olnud. No Margus Murakas TV6 rallistuudios käis väga lihtsa retsepti välja, et homme esimesel katsel sõidab 2,5 sekki vahet juurde ja ongi tehtud. Kui ta suudab seda, loomulikult, siis see olukord on väga mugav, aga ma ei ütleks, et see tehtud on. Me oleme näinud Rovampera, Priini ja Neville'i, kes on üritanud sõita häid katse, aga see, et sa 2,5 sekki katset võitma lähed, ja see tähendab ikka ka riske. Nii et see ei ole mugav olukord kindlasti. No tagapool on ka tegelikult võitlus kõvasti, seda Solbergi ja Formeau heitlust on päris põnev jälgida olnud, mis katse see nüüd täpselt oli, kui Solberg Formeau ette jõudis, see oli pärast lõuna ja 14. katse äkki või? Ei. Jah, 15. katse. Formeau võttis koha endale, tänu sellele, Solberg võttis koha endale, tänu sellele, et Formeau sai 20 sekki trahvi. Formeau ütles, et ta jäi liiklusesse kinni ja politsei käskis tal peatuda, sealt siis 2 minutit hilinemist. Kui tõenäoliseks sa pead, et õnnestub see vaidlustada? Ma arvan, et õnnestub tegelikult, et see selles mõttes, et Formeau oleks ju võinud teha seda, mida on paljud sõitjad teinud, ma ei tea, kihutada läbi linna, mida iganes teha, et seda ju alati öeldakse, et võtta rahulikult. Et samamoodi ka mina olen olnud olukorras, kus ma ei jõua ajakontrollpunkti. Kas on liiklus suur või ma ei tea, hoia politsei kinni, mida iganes see on, et tegelikult lõpuks öeldakse, et ära muretse, küll sama aja tagasi saad, kui see on
nii-öelda sinust mitte olenevatel põhjustel ja ma ei tea, nii-öelda sinu ralliga seotud põhjustel ei ole see tekitatud. Et ma arvan, et seal on vaidluskoht küll ja ma ütleks, et et see tagasi saada kindlasti on päris suur protsent see võimalus olemas. Jaa, ma usun ka. Meil on üks küsimus ka tulnud. Kalle Ojaste tervitab meid ja ütleb, et me oleme põhimõtteliselt maailma parim podcast, aga no, mitte päris sellises sõnastus, ma natuke panin juurde. Aga küsimus on selline, et kas see, kui autod niimoodi podisevad pidurdamise ajal, kas see ongi see aeg, kui hübriid laeb akusid? Hübriid laeb akusid kindlasti pidurdamise ajal. Aga see podin pigem on, ma ütlen kohe sõna sulle, nii-öelda anti-lag system. Eesti keeles? Podinat tegema, et ühesõnaga, kui sa paned auto nii-öelda stage mode'i, katse moodi, siis et nii-öelda paneb kogu võimsuse autole taha, siis see tähendab ka seda, et anti-lag system, no kuidas ma seletan sulle, ehk siis turbo nii-öelda paugutab kogu aeg. Sul ei ole seda momenti, kui sa sõidad oma sõiduautoga, pautid gaasi põhja, sa tunned, et umbes seal turbomootoriga auto kuskil 2000 peal hakkab järsku tõmbama auto. Et seda olukorda ei oleks, siis on anti-lag system ja see tähendab, et ta tõmbab igal hetkel, nii kui gaasi puudutad, kohe tõmbab ja kui sa selle lahti lased, siis ta podiseb kogu aeg. Ja väga hea näide, sest see turbo lööb ikkagi suht tugevalt, näiteks esivöölis R2 autoga lased gaasi maha ja ta lõi nii tugevalt, et piduriga on vaja autot kinni hoida väga vaiksetes kurvides, sest turbo jätkuvalt paugutab edasi nii kõvasti ja auto liigub edasi, isegi kui gaasi ei vajuta, et oli vaja kõvasti kinni suruda, et sealt tuleb see podin nii-öelda. Aga loomulikult pidurdamise ajal hübriid laeb, jaa. Okei, mis me ütleme päeva kokkuvõtteks? Ma ütleks, et selles mõttes aus ralli, et iga tiim on oma laksu kätte saanud ja tiimi teised numbrid peavad välja vedama. Ma selle peale isegi ei mõelnud, aga kui sa nii ütled, siis küll jah, igati aus. Jah, nii ongi ju tegelikult. Ei oleks ausalt öeldes osanud sellist asja elu sees arvata, et niimoodi see ralli kulgeb. Jaa, üsna selline kahetised tunded, jaa. Kindlasti on kahju Belgia fännidest, kes seal kõik raja ääres olid valmis juba homme õhtul tähistama, aga selline on rallisport. Jaa, ja minu jaoks ikkagi eelkõige, ma ei tea, öelge, mis tahate nii-öelda Neville'i kommentaaride kohta, aga lõpuks ta on Oti meeskonna kaaslane. Ja nad sõidavad selles mõttes ühise eesmärgi nimel, et tuua ka konstruktorite meestri tiitel. Täna on see jälle suured punktid kadunud, nagu ma juba ütlesin, et minul väga kahju. Isegi rohkem kahju sellest tegelikult isiklikult kui sellest, et Neville oma võidu ära. Et meil küll võib-olla ei paku pinget see konstruktorite karikas, aga see on tegelikult see, mis seda tiimi elus hoiab ja meestele leivalauale toob. Just täpselt, et kui see on meeskonna jaoks on see ainuke oluline asi tegelikult. No okei, suures pildis ja loomulikult sõitjate meistritiitel on ka oluline, aga oluliselt suurema kaaluga on tegelikult konstruktorite karikas ja seda nad siivad ja selles mõttes, mida kehvemini läheb meeskonnal, siis ega see ei ole ka nii-öelda meile hea. Kuule, aga Roland, lasen su edasi nende toimetuste juurde, mis sul pooleli olid. Aga meie podcast ei ole sellega lõppenud. Võtame kohe kõne Jaanile ja kuulame siis Oti mõtteid ka ja vaatame, mis Jaan on vahepeal teada saanud. Kuule, aga selge, homme näeme. Homme näeme ja kuuleme. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ott Tänak, asjalood on laupäeva õhtuks oluliselt muutunud, oled ralli liider, kuidas tekkinud olukorda hindad? Numbrites või mõtled, aga ei, hommikul jah, oli keeruline, aga saime põhimõtteliselt tagadiffer oli probleem ja selle saime lõuna ajal vahetatud, et see ei olnud päris sama seadistus, mis oli meie nii-öelda esimene valik, aga kuna meie test oli nii halb, siis me pidime erinevaid variante võtma, et testikatsel proovida ja kahjuks see on nii-öelda
teisena parim valik, aga ütleme nii, et paari katsega harjusin ära ja nüüd viimased 2 katset oli tegelikult okei, et auto toimib ja ei ole probleemi. Mispärast Thierry Neuville sinu kallal põksima hakkas, on sul aimu? Mul ei ole mingit aimu, ma ei tea, mis see tema motiiv oli sellega, aga ju ta siis tundis, et on vajalik. Kuivõrd turvaline su edu on? Pole 10 sekunditki, homme 4 katset sõita. Ei, turvalist ei ole kindlasti midagi, aga parem niipidi kui taga ja et 8 sekundit iseenesest on väike vahe, aga ma arvan, et seda puhtalt tagas sõita on ikkagi piisavalt keeruline, et ma arvan, et homme saab suht tihe päev olema, et kindlasti ühtegi mahapööret pikaks ei lasta, aga eks näis, peame kindlasti olema sama head kui täna peale lõunal. Ma ei tea, kas sa Thierry väljasõitu nägid, aga tundub, et siin on ääretult lihtne ikka siit rajalt lahkuda. Jah, ma tean seda, ma olen päris mitu korda ääre peal olnud. Aitäh. Ja nüüd on meil siis otse sündmuste keerises Jaan Martinson vahendamas hooldusala muljeid. Nii oled rääkinud nii Oti kui Neuville'iga. Oti intervjuud just kuulasime, mis Neuville rääkis. Neuville oli muidugi näost täiesti ära ja tema sõnum oli see, et oli väga lihtne vasakkurv ja tema teada ei olnud see mingit sodimaas, et esimesel läbimisel oli kurv enam-vähem puhas ja ka esisõitjad ei andnud talle informatsiooni, et midagi oleks hullu lahti. Ja ta ise arvas, et eelmised sõitjad olid väga palju seda kurvi lõiganud ja tõesti sinna kamaluga liiva kruuse ja mida iganes toonud ja ütles, et ta muutus lihtsalt reisijaks, seal ei olnud midagi teha, lihtsalt libises välja. Ja katkestamise põhjus oli tegelikult see, et roolisüsteem sai kahjustada, et auto tiriti sealt pealtvaatajate abiga küll välja, aga siis oli auto nii palju kahjustatud, et sealt edasi sõita enam ei saanud ja ütles, et tuju on täiesti läinud, aga eks ta homme on jälle stardis. Kas ta plõksimise kohta ka midagi ütles? Ta plõksimise kohta jah, midagi ei öelnud, et tegelikult mis siin küsida, tegelikult oleks talle tulnud öelda, et see on puhas karmavõlg, et see on ju nii-öelda India süsteem, et nagu tegu on ta tagajärg, et kui sa hakkad teise mehe kallal plõksima, siis sa tead, et sa vastutad selle eest ja kuskil maalt maksab see sulle kätte ja ilmselt nii läkski. No aga tegelikult on ju päris pull, et me pole sellist asja ju ammu MM-sarjas näinud, viimati Ogier tegeles selliste mõttemängudega. No jah, seda küll, aga ütleme niimoodi, et see ei olnud tegelikult väga kohane ja okei, kui sul on vastas on partner, kes on samasugune plõksija, siis visaka oma vahel nalja. Mingit probleemi ei ole, keegi ei solvu, keegi ei saa pahaseks, mõlemale see meeldib, aga kui sul on vastas Ott, kes hoiab ennast väga tagasi ja sa tead, et tema ei ütle sinu kohta kunagi midagi säärast, et see on natukene minu meelest ebakohane. Kas Ott ja Thierry seal meediaalas omavahel ka kokku põrkasid? Ma nägin teleekraanilt, et nad olid, seal nad ei põrganud jah, et Thierry oli läinud, kui Ott tuli ja seal oli väga kiiresti, Otil oli ainult 10 minutit aega kõikide intervjuude jaoks kokku, sellepärast ei saanudki nagu pikemalt rääkida ja siin rallil pole ka saanud. Aga ma kuskilt nägin, et mingisuguses kohas või kuskil nad omavahel olid vestelnud, kas siis see oli nüüd siis enne seda õhtussessiooni või millalgi, aga jah, ma just kirjutasin Neuvillist nuppu, et ma ei saanud kuulata, et mis seal täpselt räägiti ja selgitati. No, kus sa sellele 15. katse ajal olid ja kuidas reaktsioonid selles ruumis olid? Sellega on väga huvitav, et ma vaatasin muidugi, kuna see on niivõrd intensiivne ralli ja kogu aeg juhtub ja sa vaatad seda sekundite mängu, sa ei saa ju silmi ekraanilt hetkekski ära lasta, siis meil on väike nihe, et minu ekraanil toimub kõik veidikene varem kui sellel suurel ekraanil. Ja siis, kui ma selle Neuville'i väljasõitu nägin, siis oli endal küll niisugune ohoh ja siis
umbes 5 sekundi pärast tuli kõik seesama suurele ekraanile, siis saad kohe üle nagu vaadata. Ja see oli ikkagi võimas kõmin, mis siin ja ohkimine, mis siin pressiruumis lahti läks. Et ütleme nii, et belglased hoidsid 2 käega peast kinni ja oli kohe kommentaarid, et kurat küll ja Merde ja Merden tulid mitte ainult siis Neuvilli suust, vaid siin pressiruumis kõlasid samad sõnad. Nojah, ega tegelikult Priini väljasõit enam ei olegi nii hästi meeles, eks? No tegelikult ikka on ja sellest ma kirjutasin ka mõtlesin, et kirjutan sellest nagu järgmise päeva kommentaari, aga siis tuli kohe homme ümber orienteeruda ja homme hommikul kirjutama, mis ma Priinist arvan, aga Priinist on ikka tõesti kahju, et ütleme niimoodi, et tema nahas ei tahaks vist ilmselt mitte keegi olla. Sa kujutad ette, sisuliselt on sul juba 4. ralli läheb nässu, Keenias lõhkus ta refi ja seal oli tehnilised probleemid aga ikkagi ta tähendab, enne kui need tehnilised probleemid tekkisid, siis ta ei olnud ikkagi mitte kuskil kohal, et lõpuks ta sai küll 6. koha, aga okei. Ja siis paneb Eestis pambusse, siis paneb Soomes pambusse just ja nüüd siin ka ja kusjuures enne just öeldi, et nõutakse 3. kohta sellepärast, et see on kõige lähem ralli M-spordi autotehasele. Nad saavad laevaga üle tulla ja siis öeldi, et siin on palju sponsoreid kohal, siin on palju fänne kohal, et nii, et me tahaksime, et sa jõuaksid poodiumile. Ja siis niisugune asi juhtus. Ja kujutage nüüd, pange ennast Priini olukorda ja nüüd sa pead minema selle bossi juurde, peanorus ja hakkama aru andma, miks sa jälle tegid sõiduvea. Ja just siin, kus oodati sinult nõnda palju. Aga kas sa ei arva, et see kõik on ühe mehe, üldse ühe inimese jaoks natuke liiga palju kanda, kui sa võrdled Priini tema meeskonnakaaslastega, kes tegelikult, olgem ausad, on vähe teisest liigast? Ja teine asi on see, et vaata, Priin ei ole kunagi selles liidri rollis olnud. Just ta puha, kui oleks Priini asemel Thierry Neuville, Sébastien Ogier, Ott Tänak, ma arvan, et nad kannaksid selle liidri rolli kenasti välja. Sest ega Priin ei ole kesksõidumees, kui me vaatame. Ta oli ju Eestis enne seda väljasõitu 2 eelmisel aastal 2. kohal. Siin samas Belgia rallil eelmine aasta 2. koht. Et aasta algas tal ju hästi. Ta oli ju Monte Carlos 3. Ja kes oli ees, eks? Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier. Ehk siis nii-öelda poole kohaga sõitjad. Ehk siis ta oli nagu päris sõitjatest esimene. Aga siis hakkas juhtuma. Ja tegelikult ma ei tea, kuidas see M-spordi boss Rich Millener, kui hea psühholoog ta on, sellepärast, et ta hakkas juba haukuma tegelikult siis, kui Rootsi rallis Priin sõitis hange ja jäi sinna pikaks ajaks kinni. Et seal tuleks mees maha rahustada ja kõik, aga ma arvan, et Millener ei ole maailma parim psühholoog. Jaa, huvitav, kas see mõjutab nüüd kuidagi M-spordi nimekirja ka Kreeka ralliks või on Priinil ikkagi niivõrd kindel leping? Ükski leping ei ole kindel ja ma kusjuures see kommentaar, mis ma kirjutan, on me lugege, et tuletasin meelde aastat 2018, kui ühtäkki sai ju Chris Neat poole hooaja pealt Citroenist kinga ja just sellepärast, et ta teeb liiga palju avariisid. Ja kusjuures me ei saa ju võrrelda Priini Niigiga, sest Niigil oli ju tegelikult all 5 võitu, mis ta oli Citroenile toonud. Aga lihtsalt öeldi, et mees on ohtlik endale ja kaardilugejale ja muidugi ilmselt oma rolli mängis ka see, et see auto parandamine läheb ikka parasjagu kalliks, kui sa jälle pead uued jupid tooma ja need jupid ei maksa sugugi vähe. No, Miigi avariid olid ka vähe tõhisemad tegelikult. No, mis see tänane Priini no, tänane küll, jah. Avariid. Aga teised olid ju sellised muru peale ja väike kivi kaasa ja korras.
no jah, ratas alt ära jälle ja kõik, aga küsimus on siin ilmselt ikkagi põhimõttes. Et siin on palgatud siia mitte avariisid tegema, vaid sõitma poodiumikohtade nimel. Kusjuures Priin tegelikult ma kujutan ette, et ta saab palka ju täiesti penne. Enne kui ta lepingu sõlmis juba räägiti, et M-spordil pole ju raha palju maksta ja Priin ju andis teada, et teda raha esialgu ei huvitagi, ta tahab lihtsalt sõita lõpuks ometi täishooaja. Jaa. Igatahes kahju sellest mehest, aga kuule 8,2 sekundit ja 51 kilomeetrit, mis sa arvad sellest vahekorrast? No, nagu Ait Tänak ütles, et parem niipidi kui teistpidi ja et siin ausalt öeldes ütles, et vahe ei ole turvaline, aga võib olla piisav. Ütles, et ühtegi kurvi pikaks lasta ei tohi, aga kui nüüd viimasid katseid, kui Ott sai nagu selle auto liikuma ja nagu ta ju ütles, et see diferentsiaal ei ole tema esimene valik, aga ta harjus ära 2 esimese katsega. Et siis läheb Evansile raskeks ja Evans ei ole see mees, kes hullu paneks ja tuleks miinusseisust plusseisu välja. Aga kui püüda mõista, mis toimub Jari-Mati Latvala peas, Evansil ei ole siin midagi pikka mängu mängida, aga Latvalal on küll päris palju kaotada, kui Evans peaks bambusesse panema. Ja ei, see on selge, et tegelikult kindel nõue on see, et toob finišisse see auto, sellepärast, et me tahame vormistada 2 maailmameistritiitlit. Just. Igatahes saab olema põnev päev. Jaan, võtame sinuga homme uuesti ühendust. Loodetavasti lõpeb see ralli meie jaoks nii, nagu hetkeseis on. Tavai, hakka kribama oma kommentaare siis. Just, aga soomlased selle peale muigasid, ütlesid, et see on nii eripärane ralli, et võib homme juhtuda nii, et hoopis Lapi on võita. Jaa, see pole üldse välistatud, muidugi. Just, aga loodame, et soomlastele nii suurt rõõmu me ei paku. Jah. Kuule, olgu, nägemist! Nägemist! Ja aitäh ka loomulikult kuulajatele kuulamast. Kellegil veel küsimusi peaks tekkima homse päeva jooksul 6kaik@delfi on see koht, 6kaik@delfi.ee täpsemalt on see koht, kuhu need saata. Kuulake meid Spotify'st, Google podcastist, Apple podcastist ja erinevatest rakendustest, kuhu meie see RSS feed veel sisse läheb, et valige endale meelepärasem ja homme peale rallit võtame siis selle põneva nädala, dramaatilise nädala uuesti kokku. Aitäh! 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.